Armsad sõbrad, ma tahan jagada teiega oma mõtteid seoses taeva minemispühaga. See on üks väga oluline päev kiriku kalendris, mida tähistatakse 40 päeva pärast ülestõusmispüha. Nimelt kõneleb pühakiri meile sellest, et Jeesus pärast seda, kui ta oli ristil surnud ja maetud ja 3. päeval surnuist üles tõusnud, ilmus 40 päeva jooksul ihulikult oma jüngritele. See oli väga tähtis aeg, sest selle aja jooksul Jeesus peletas viimasegi kahtluse ja uskmatuse oma jüngrite hingest. Nad sõid koos temaga, nad võisid teda isegi puudutada, nad kõnelesid temaga, nad veendusid täielikult, et jah, seesama Jeesus, kellega koos nad olid ringi rännanud, keda nad olid õppinud tundma 2-3 aasta jooksul, kelle kannatusi ja surma nad olid näinud, on surnuist üles tõusnud ja ta elab, ta on surma võitnud. Ja nüüd läheb ta üles taevasse. Oma taeva minemisega näitab Jeesus seda, kuhu ta kuulub, kes ta on ja kuhu oleme kutsutud ja kuhu kuulume ka meie. Kogu Jeesuse elu on märgistatud igatsusest isa järele. Kogu tema elu on suunatud isa poole, kellega ta on, nagu ta ütleb, üks. Ka meie oleme kutsutud ühtsusele Jumalaga, armastuse läbi. Ka meie oleme kutsutud selleks, et me võiksime elada tõelist elu taevases kirkuses. Muidugi me ei tea täpselt, mis asi see taevas ikkagi on, milline see igavene elu seal jumalikus kirkuses välja näeb. Me ei oska endale ette kujutada ka seda, mida tähendab, et Jeesus, inimeseks saanud Jumal, on läinud taevasse ja istub, nii nagu me usutunnistuses ütleme, isa paremal käel. Aga me teame, et see on ka meie kutsumus, see on ka meie suund. Aga Jeesuse taeva minemisel on veelgi tähendusi. Ja lisaks sellele suuna näitamisele, sellele temas on juba, kuna ta on tõeline Jumal ja tõeline inimene, inimloomus, nii-öelda ülendatud Jumala paremale käele. Lisaks sellele tähendab Jeesuse taeva minemine ka seda, mida ta ütles oma jüngritele enne oma kannatusi ja surma. Nimelt, et kui tema on läinud, siis ta läkitab oma jüngritele isa juurest teise trööstija, püha vaimu. Jumal on läkitanud oma püha vaimu, Jumal on pühas vaimus tulnud mitte ainult meie juurde, vaid meie sisse. Ta on võtnud meid oma elu asemeks. Jeesus on meile nüüd, Jumal on meile nüüd, võiksime öelda veelgi lähemal, kui ta oli siis, kui Jeesus üles tõusnuna 40 päeva jooksul siin maa peal elas. Jah, see kõik on üks suur müsteerium, üks suur saladus. Me ei oska seda päriselt seletada. Aga taeva minemispüha tuletab meile meelde kõige muu kõrval neid kahte kõige olulisemat asja. Esiteks, Jumal on meiega, Jeesus on meie juures iga päev kuni maailma ajastu otsani ja ta on seda väga erilisel viisil. Ta on tulnud oma püha vaimu läbi meie sisse elama. Ja teiseks, me teame, mis on meie elu ja olemasolu suund, mõte ja kutsumus. See on, võime öelda piltlikult, üles isa juurde, igavesse ühendusse Jumalaga, oma loojaga, oma elu andja ja allikaga. Selle ühenduse on rajanud meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes on saanud inimeseks meie pärast, kannatanud ja ristil surnud meie pärast, maetud meie pärast, alla läinud surmavalda meie pärast ja selleks, et meil oleks elu koos temaga igavesti,
surnuist üles tõusnud ja taevasse läinud. Ma soovin kõikidele õnnistatud issanda taeva minemise püha ja kuna 10 päeva pärast on saabumas nelipühad, ka õnnistatud nelipüha ootust selle meeldetuletuseks, et Jumal on läkitanud oma püha vaimu, on tulnud oma püha vaimu läbi meid pühitsema, on võtnud meid oma eluasemeks, et meie võiksime jääda igavesti elama temasse.